saada ja seal hoida. Miks see oluline on? Ivo ettekandest, kes mäletab, oli sinine pilv ja seal oli organisatsiooni kultuur. Ja see organisatsiooni kultuur omakorda sisaldab midagi, mis peaks olema ratsionaalne, ehk on hea äriidee ja hea äriidee peaks olema tootlik ettevõttele. Ja ettevõtja jaoks on töövõtjas vaja 2 ressurssi. Üks on see, kui elu läheb raskeks, väljas läheb külmaks, tööd on palju, laps teeb koolis pahandusi, auto läheb katki, inimene vaigeks. Seda ressurssi nimetatakse terviseks. Ja teine ressurss on töövõime, mis korreleerub päris hästi ju tootlikkusega. Loomulikult spordipraktika pakub ka ühise tegevuse ja meeskonnatöö kaudu väärtuseid keskkonnale ja siis see vaimne töö, vaimside suutlikkus ja keskendumisvõime. Selle puhul ma räägin teile ühest näitest, mis aasta tagasi The Wired Magazine kutsus kokku 16 maratoni lõpetanud teadlast, väga tõsised teadlased, üks oli kvantfüüsik, kes oli lõpetanud maailma kõige raskemaks peetava Barkley maratoni, kõige me võitnud selle. Ja nüüd nende pikemat juttu kokkuvõttes mõtle järgmisele mõtteeksperimendile. Sa valid tänavalt 1000 inimest juhuslikult. Ja arvatavasti nende hulgas pole mitte ühtegi teadlast, sest teadlaste esinemissagedus populatsioonis on väga väike. Võta maratoni lõpetajate hulgast 1000 inimest ja seal on teadlased üle representeeritud. Miks? No üks vastus on see, et teadlastel on palju aega ja nad valivad midagi, mis on rumal. Ja teine on see, et nad leiavad aega tegelemaks millegagi, mis on tark. Ja teadlased peaksid olema targad. Nüüd igal töökohal on terve hulk inimesi, osa ei taha tööd sportida, tööd tahavad teha, aga ei taha äkki heast aktiivsed olla. Osa teevad seda võivad liigagi palju ja osa on sellised unistajad. Ja loomulikult tööandja eesmärk on siis edendada neid, kes harrastavad ja viia unistajad nii kaugele, et nad sisenevad sellesse liikumisharrastusse reaalselt. Ja probleem asubki siin, et see ei ole lihtne ülesanne, sest tegemist on 2 erineva sihtrühmaga. Ehk unistajad vajavad esimesi kogemusi. Nende sees on terve hulk takistusi, probleeme ja teistsugune motivatsioon kui harrastajatel, kes vajavad uusi väljakutseid. Ja kui sa valid vale taktika, siis tagajärjeks on see, et ühtesid hirmutad ja teiste jaoks on see pakkumine igav. Ja mida meie suudame teha, me oskame mõõta neid probleeme, mis on inimeste sees, kes alles unistavad, millised takistusi seal on ja oskame pakkuda ka ideid nendele, kes juba harrastavad, ehk luua siis töökohal vajalik strateegia. Ja kui me saame hakkama pikkade tippsportlastega, siis kindlasti saame hakkama ka lühemate harrastajatega. Aitäh!